Umbes 2,6 miljonit aastat tagasi hakkas maa kliima järsult jahtuma. Suured alad kattusid jääga ja algas ajajärk, mida nimetame jääajaks. See polnud üksainus külmaperiood, vaid korduvate külmade ja soojade tsüklite jada, mis kestis miljoneid aastaid. Jää liikus aeglaselt, kujundades mägesid ja orge, jättes maha rändrahne ja järvi. Inimene pidi õppima elama keset külma, kus iga päev oli ellujäämise proov. Jääaeg ei olnud ainult raskuste aeg, see oli ka loovuse ja kohanemise algus. Kui kliima muutus karmiks, pidi inimene muutuma koos sellega. Nad õppisid valmistama sooja riideid loomade nahkadest, ehitama varjualuseid ja süütama tuld. Tuli oli nende parim liitlane. See andis sooja, valgust ja kaitset. Koos lõkke ümber tekkis kogukond, jagati toitu ja teadmisi. Just jääaja raskused õpetasid inimest koostööle. Üksi ei suutnud keegi ellu jääda, kuid koos suudeti luua kodu ka kõige külmemas maailmas. Jääajamaailm oli täis hiiglasi. Mammutid, karvased ninasarvikud ja koopakarud rändasid üle külmunud maade. Need loomad olid kohastunud külmale. Paks karv, rasvakiht ja tugev keha hoidsid neid elus. Inimene õppis neid jälgima, jahtima ja austama. Iga loom oli ellujäämise allikas. Nahk andis sooja, liha toitis, luudest sai tööriistu. Kuid jääaja inimene ei olnud ainult kütt. Ta oli looduse vaatleja, kes mõistis, et ellujäämine tähendab tasakaalu loodusega. Neandertallased olid tugevad ja vastupidavad, tõelised jääaja inimesed. Nad oskasid valmistada tööriistu, küttida suuri loomi ja hoolitseda oma kaaslaste eest. Kuid umbes 200 000 aastat tagasi ilmus uus liik, tark inimene, Homo sapiens. Tema mõtlemine oli paindlikum, keel rikkalikum ja loovus piiritu. Kui need kaks liiki kohtusid, jäi ellu see, kes oskas paremini kohaneda ja õppida. Tark inimene tõi maailma uue ajastu, mõtlemise ja kultuuri ajastu. Kui jää hakkas taanduma, avanesid uued teed. Inimesed rändasid Aafrikast Aasiasse, Euroopasse ja lõpuks Ameerikasse. Iga uus paik nõudis kohanemist. Külm, kuum, niiske või kuiv, kuid inimene õppis kiiresti. Ta lõi tööriistu, ehitas varjualuseid ja kujundas kultuure. Rännak ei olnud pelgalt füüsiline. See oli vaimne teekond, mis ühendas maailma. Tänapäeval räägime sadadest keeltest ja kultuuridest, kuid meie juured on samad. Me kõik oleme ühe perekonna liikmed, kes alustas oma teekonda Aafrikast. Umbes 14. sajandi keskpaigas hakkas Euroopa kliima muutuma. Suved lühenesid, talved muutusid pikemaks ja külmemaks. See ajajärk, mida me nimetame väikeseks jääajaks, kestis ligi 500 aastat. See ei olnud üks ainus külm talv, vaid aeglane ja järjekindel jahtumine, mis mõjutas kõiki, talupoegadest kuningateni. Külm tungis inimeste ellu igal tasandil. Põllud ei küpsenud õigel ajal, saagid vähenesid ja näljahädad muutusid sagedasemaks.
Jõed, mis tavaliselt voolasid vabalt, jäätusid nii paksult, et nende peale ehitati turge ja peeti pidusid. Londonis toimusid Themsi jääfestivalid, kus müüdi toitu, mängiti muusikat ja isegi peeti loomaetendusi otse jää peal. Kuid külm ei toonud ainult raskusi. See muutis ka kultuuri ja mõtlemist. Kunstis hakkasid domineerima talvised maastikud. Kirjanikud kirjeldasid karmiks muutunud loodust ja teadlased püüdsid mõista, miks kliima nii järsult muutus. Väike jääaeg pani inimesed otsima uusi lahendusi. Paremaid küttetehnikaid, soojemaid riideid, tõhusamaid töövõtteid. See ajastu tuletas meile meelde, et kliima ei ole midagi püsivat. See võib muutuda aeglaselt või järsult ja inimene peab alati kohanema. Väike jääaeg oli katsumus, kuid see oli ka aeg, mis kujundas Euroopa ühiskonda ja kultuuri sajanditeks. Kui me räägime jääajast Eestis, siis räägime ajast, mis kujundas kogu meie maastikku. Umbes 10 000 aastat tagasi kattis Eestit hiiglaslik jääkilp, mis oli kohati üle 3 kilomeetri paks. See jää liikus aeglaselt, lihvis kaljusid, murdis mägesid ja kandis endaga tohutuid kivimassiive. Kui jää lõpuks sulama hakkas, jättis ta maha rändrahnud, oosid, moreenikünkad ja sadu järvi. Meie kuulsad rändrahnud, näiteks Ehalkivi või Majakivi, on tegelikult kaugetest paikadest kohale toodud hiiglaslikud kivitükid, mida jää oma teekonnal kaasa haaras. Ka Eesti järved nagu Peipsi, Võrtsjärv ja paljud väikesed järved on jääaja pärand. Jää sulas, vesi kogunes ja täitis lohud, mis liustik oli maasse vajutanud. Jääaja mõju ei ole ainult maastikus. See mõjutas ka kliimat, pinnast ja seda, kuidas inimesed hiljem siin elama hakkasid. Viljakad põllud, metsad ja rannikualad, kõik need on kujunenud tänu jääaja tööle. Isegi meie rahva pärimuses leidub lugusid suurtest kividest ja kummalistest maavormidest, mis tegelikult on jäänukid ajast, mil Eesti oli jää all. Kui me täna rändame mööda metsi, ronime rändrahnudele või ujume järvedes, siis tegelikult kõnnime läbi jääaja pärandi. See ajastu on meie maastiku süda ja osa meie identiteedist. Jää ja jäljed on meie ümber ka täna. Rändrahnud, oosid ja järved jutustavad lugu ajast, mil jää kattis maa. Meie maastik, kliima ja isegi inimeste kohanemisvõime on selle ajastu pärand. Jääaeg õpetas inimest looma, mõtlema ja ellu jääma. See oli aeg, mil loodus kujundas meid ja meie õppisime loodust kuulama. Kui vaatame neid rahne ja mägesid, näeme mitte ainult kive, vaid ajalugu, mis elab meis endis. Jääaeg oli katsumus, kuid ka algus. See pani inimese mõtlema, looma ja unistama. Meie esivanemad ei olnud lihtsalt ellujääjad. Nad olid leiutajad, kunstnikud ja teadlased oma ajas. Kui me täna uurime jääaja jälgi, õpime mõistma, kuidas loodus ja inimene on alati olnud seotud. Küsimus pole ainult selles, kuidas nad ellu jäid, vaid selles, kuidas nad õppisid elama koos maailmaga. Ja see on õppetund, mis kehtib ka tänapäeval.
Külasta kindlasti ka Eestis asuvat jääajakeskust Tartu lähedal. Seal saad teada nii mõndagi huvitavat jääaja kohta.